kuulamast Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli. Ja mina olen Signe. Väga tore on üle pika puhkuse jälle tagasi olla või ei ole tore, Signe? Et kas on tore, et sügis tuleb? Ma veel naudiks suve hea meelega. Seda suve polegi väga ju olnud meil. Sellepärast naudikski rohkem, kui oleksin. Ja ei, ma pean ka tunnistama, et natuke raske on sel aastal tagasi tulla, aga teisalt jällegi mulle tundub, et kui saab sinna töörütmi sisse, et siis jälle on teistpidi ka lihtsam, et on mingi kindel selline struktuur, mida peab tegema, tead, mida oodata. Lastel on ka kindlad asjad, mida nemad peavad tegema. Eks see laisklemise lõpetamine ongi alati keeruline. Siis kui jälle tööle saad hakata aktiivne olema, siis see on ka tore. No igatahes oma podcastiga me tagasi oleme ja loodame, et ka sellel uuel hooajal meie podcast käib ju õppeaasta järgi selles mõttes, et sügisest kevadeni, et äkki ikka õnnestub meil mõni selline huvitav teema teieni ka tuua. Et täna mõtlesime, et septembrikuu algus on paslik rääkida tõenäoliselt sellest, millest räägitakse igal pool. Kui on teemad seotud lastega, et räägiks laste kohanemisest lasteaia ja kooliga ja mänguteraapiast. Et selline mõte oli. Ja vaatame, kuhu meie jutt siin välja veereb, aga et prooviks rääkida seda ka niimoodi mänguteraapia aspektist just, et kas ja kui palju mänguterapeut saab aidata. Aga tead, ma Signe alustuseks küsiks lihtsalt sinu käest niimoodi üldiselt, et kui palju sinu juurde jõuab lapsi, kes tulevad selle probleemiga, et neil on raske kohaneda kooli või lasteaiaga? Niimoodi täitsa otseselt ma mõtlen, et kes ongi pöördunud, et raske kohaneda kooli või lasteaiaga võib-olla ei ole nii suur protsent. Aga sihukeste vestluste käigus ikkagi tuleb välja, et see keeruline koht, kus olla ja kus hakkama saada ongi kas kool või siis lasteaed. Et suured seltskonnad, sihuke kindel võib-olla teistsugune struktuur kui kodus on ja hoopis teistsugused reeglid ja nõudmised võib-olla. Et need ei ole nii väga nagu selline, selles mõttes, et nad ei tule mitte sellepärast, et last on lasteaeda nagu keeruline harjutada, aga lihtsalt see, et kui laps juba koolikeskkonda või lasteaeda jõuab, et siis tal on lihtsalt selle keskkonnaga nagu keerulisem harjuda, et see selles mõttes, jah. Kui mina mõtlen tagasi enda aja peale, kui mina veel kliente vastu võtsin, klienditööd tegin mänguterapeudina, et siis minu juurde ka ikka jõudis neid. Aga ka jah, et ega me ju lasteaias tavaliselt läheb lasteaeda laps, ütleme laias laastus 1,5-aastaselt võib-olla või hoidu ja siis sealt edasi lasteaeda, kui ta ei saa kohe samasse rühma, on ju, käib hoius kuskil mujal, vähemalt Tartus on meil niimoodi, et siis ta läheb lasteaeda kuskil 3-selt, on ju. Ja nüüd on natuke need seadused natuke muutunud, et vanasti, vanal heal ajal ei saanudki lasteaeda minna enne 3. eluaastat, et siis olid need sõimehoiud. Aga jah, nüüd võivad juba päris pisikesed tulla ka aiarühmadesse. Sest ma mäletan oma lastega ka ikkagi, kui ema palk läbi sai, siis midagi teha ju ei olnud. Kui ei saanud kodus olla, ei olnud võimalik ainult ühe abikaasa sissetulekuga, siis tuli tööle tagasi minnes, tuli lapsele lapsehoid leida, kuni lasteaia koht vabanes. Mis tähendab 2 tegelikult ju harjutamist lastehoiuga ja siis omakorda lasteaiaga. Et aga need vanused on ikkagi laias laastus sellised, mis ei ole mänguterapeudi nagu sihtgrupp, on ju. Et ütleme, 3 veel võib olla kuidagi olenevalt nagu murest. Et ja teistpidi ju, kui ma nii mõtlen, lasteaeda minnes on ju see täiesti loomulik, et laps kogeb tugevaid tundeid ja ta ei taha sinna maha jääda, et seal on ka ju küsimus, et millisest hetkest alates siis peaks mingisugust välist abi lapsele otsima, et see, et laps ei taha jääda sinna alguses harjutamise käigus ei ole ju veel probleem või kuidas sina seda näed ka endise lasteaiaõpetajana? See on nagu sa ütlesid, täitsa loomulik, et laps esialgu kohe ju ei taha täitsa võõrasse keskkonda jääda ja võib-olla siis kuskilt väljast lisatoe otsimine sellele lapsele, kes ei taha juba ühte võõrasse keskkonda jääda, et siis võib-olla ta ei taha ka teise võõra tädiga jääda, et võib-olla seda on esialgu kohe liiga palju isegi selle lapse jaoks, kes alles alustab seda lasteaia teed.
vanemast eraldumise nii-öelda teed on ju, kus ta peab jääma mingiks ajaks kellegi teisega. ja see on õige point, ma ei mõelnudki selle peale, et muidugi tuleb sisse otsime kuskilt terapeuti, aga see tähendab ka võõra inimesega harjumist, kuigi noh, ma peaks ütlema, et ega noh, ütleme siin mänguterapeutidel on ka olnud selliseid kogemusi, kus noh, võib-olla seda nagu mänguteraapiaks klassikaliselt ei saagi pidada, aga kus on võetud erandkorras väiksemaid ja just ka selles aspektis, et võib-olla kui sellel lapsel õnnestub selle nii-öelda võõraga, teise võõraga luua turvaline side ja turvaline suhe, et siis tal on lihtsam ka seda luua noh, väljaspool, eks ole, kellegi teisega. Noh, kaasa arvatud võib-olla seal lasteaiaõpetajaga lasteaias, et noh, ma saan aru, lasteaias on palju lapsi, õpetajatel on koormus päris suur, aga teisalt jällegi, kui niimoodi julmalt öelda või noh, sa kohe kommenteeri otsa, kuidas sina seda näed, et mina ütleks, et lasteaega kohanemisel ikkagi põhivastutus selles, et luua lapsele see turvaline keskkond, kus tal oleks hea olla, kui ta noh, vanematest on eraldunud, on ikkagi nagu õpetajate või siis noh, nende abiõpetajate vastutus või ei? Ja eks see alguses ju, kui lapsed tulevad lasteaeda, et see harjutamise nädalad ja kuidas mõnes lasteaias on see kõik ära jaotatud, et kõik lapsed ju tuleks korraga ja et ma tahaks loota ja arvata, et paljudes lasteaedades ongi see kohe selle esimese sügise, esimese poolaasta eraldi selline programm, kus nad võetakse ikkagi sedasi nagu lahkelt vastu ja tegeletaksegi selle harjutamisega, mitte siis nagu muude nende lasteaia õppetegevustega. Et ma ise mõtlesin, et siinkohal ilmselt tuleks appi need mänguterapeudid, kes lasteaedades juba töötavad. Et need terapeudid, kes on lasteaedades kohapeal olemas, saaksid võib-olla sellel juhul neid lapsi, kes keerulisemalt harjuvad, juba neid seal siis kohapeal toetada. Aga mis sa arvad, kui sa niimoodi mõtled, et kas lasteaia keskkonnas, ütleme noh jälle, meil on mänguteraapias väga, no ütleme selles mõttes kindel sihtgrupp on ju, et meie neid päris nagu väikelapsi ei võta. Et kui on, ütleme see miinimum, no võib-olla 3, aga noh, parem oleks, kui laps on juba 4, on ju, kui ta mänguteraapiasse jõuab, et siis kas ka sellel mänguterapeudil, kes lasteaias töötab, on nende pisikestega ka midagi teha? Päris alguses, võib-olla ongi rühmas toeks see, kui näiteks mänguterapeut aitab kontakti luua lapsel õpetajaga. Kas sa mõtled seda, et ta võib-olla saab õpetada õpetajaid selles osas, et kuidas paremini seda sidet luua lapsega? Jah, võib-olla seal kohapeal olles lihtsalt selle kontakti loomisega abis olla. Lihtsalt kõrvalt vaadeldes. Või võib-olla ka ise seda kontakti luua, et see on samamoodi ju tekitab seda turvatunnet lapses, et siin lasteaias, selles majas on sellised suured inimesed, kes toetavad. Ma mõtlengi just seda, et kui mitte jah otse seda mänguteraapiat tehes. Mänguterapeut on, kui ta mänguterapeut on, siis ta on oma ruumis eraldi. Ta tegeleb üks-ühele lapsega. Et muidugi osad mänguterapeudid töötavad paralleelselt ka lasteaiaõpetajana. Et siis nad on seal oma rühmas ja võtavad kõik oma teadmised ja oskused appi, et laste kohanemist paremaks teha. Aga ma mõtlengi just seda, et kui näiteks on mänguterapeut, kes ei ole samal ajal õpetaja, et kas siis on tal mõtet minna sinna, nüüd on ju need, ma ei tea, lastehoiud nii-öelda ka vist tulevad lasteaedade juurde, just et saaks minna nagu need 1,5-aastased kuni 3-aastased. Neid võetakse juba rühmadesse. Et juba rühmadesse, aga ta ei ole vist nagu lasteaiaõpe, ta vist on lastehoiu nime all või ei ole praegu? Ma ei saa päris ma enam nii täpselt ei tea, kuidas see käib, aga siis, kui mina veel töötasin, juba siis olid alla 3-aastased olid aiarühmades, et see on natuke ümber tehtud, jah. Okei. Et ma lihtsalt mõtlen, et kas seal on mõtet nagu lihtsalt tulla veel ühel mänguterapeudil, kes tegelikult lastega kogu aeg ei ole, ta ju ei harjuta, et kas tal on mõtet siin? Aga sa mõtled päris niimoodi nagu... Jah, õpetajatele... Ma pigem mõtlesin, et kui on mõni keeruline olukord, keeruline laps, kellel on võib-olla õpetajal jääb kätest puudu, kellel on nagu lisatuge või natuke abi seal rühmas sees vaja, et mitte kindlasti eraldi mänguteraapiasse ja kindlasti mitte seda vastuvõtuprotsessi tegema, sest et see muudaks ilmselt veel keerulisemaks sellel vanemal ja sellel lapsel selle harjumise, kui oleks liiga palju neid täiskasvanuid seal lapsel vastas. Jah, vot seda ma mõtlengi, et võib-olla on nagu, teeb keerulisemaks ja teistpidi ei ole ka mänguterapeut see, kes asendab mõnda õpetajat, on ju, või kes peab seal minema, nagu
lapsi appi harjutama, et. ja pigem see, mis sa ütlesidki, see turvalise kontakti loomise nagu edasiandmine, et kuidas seda teha võib-olla õpetajatele, kellel võib-olla ei ole seda koolitust all või selliseid teadmisi all, et kuidas seda kontakti, esmast kontakti lapsega kõige lihtsam on luua. jah, aga samas on ju ongi täpselt nagu sa ütlesid, et noh, mille pärast lapsed pöörduvad või no vanemad pöörduvad, on ju, laste murede pärast, et siis need on sellised võib-olla olukorrad, kus see mure või probleem on noh, ilmneb nagu pikemaajaliselt, on ju, noh, et tal on keerulisem seal lasteaiakeskkonnaga kohaneda ja leppida. Et aga kuidas, kui sa niimoodi üldiselt mõtled, et mis need, kuidas vanemad aru saavad, et vot see on see probleem, on ju, või õpetajad saavad aru, et see on see probleem ja siis võib-olla otsivad väljaspoolt neid abivõimalusi, et mis märgid need on lastel? Tavaliselt siis, kui täiskasvanutel keeruliseks läheb. ma ei saa hakkama selle lapsega lasteaias. noh, ja kui niimoodi hästi otse öelda, et kui täiskasvanutel läheb keeruliseks, et siis otsitakse välistuge erinevatelt tugispetsialistidelt, et kes siis jõuavad mänguteraapiani, kes jõuavad mõne muu, kas Rajaleidjani või lasteaia tugiteenusteni. et aga põhiline on see, kui distsipliin nii-öelda läheb rühmas nagu paigast ära. aga seda ma ei oska öelda, et mis seal taga veel võib olla, selles mõttes, et mis mured sellel lapsel võivad olla, sest et hästi sage asi, mis ma kuulen, on see, et selle märkamise juures on justkui see kaardistamine jäänud tegemata. Räägi rohkem. Et need olukorrad, et millal see mure lapsel algab, mis situatsioonides, kas iga päev, kas iga õpetajaga, kas nendes kooslustes, nende lastega, mis toimub ennem neid konflikte või ennem neid põrkumisi, et sageli on see nagu jäänud tegemata ja see on see põhiinfo, kust me saaksime alles hakata edasi minema ja nagu lahendusi otsima. Et ennem võib-olla ka teraapiasse pöördumist oleks hästi mõistlik lasteaiaõpetajalt, vanemal siis lasteaiaõpetajalt küsidagi need küsimused, et aga mis olukordades, kas iga päev, kas te olete märganud, et kas nendes situatsioonides, kas ainult ühtede lastega, et mis seal üldse toimub, et vahel tundub, näiteks niisugune näide, et vahel tundub, et laps satub teistega konflikti ja kui lähemalt uurima hakata, siis võib seal olla, et laps ei oska ennast lihtsalt mängu küsida. Või laps tahab kõike juhtida, aga teised ei tule tema mänguga kaasa, et need on juba kaks väga erinevat olukorda, millele me saame läheneda väga-väga erinevalt, et osad need olukorrad on lahendatavad rühmas sees, isegi mitte mänguteraapia keskkonnas mänguterapeudi poolt. ma mõtlesingi, et need on, mis sa kirjeldad, et minu jaoks ongi see, et kui ma kaardistan, siis see tähendab seda, et ma saangi teada, mis seal toimub ja see, ütleme see, ütleme, mina ei ole, eks ole, lasteaiaõpetaja, aga mulle tundub loogiline, et lasteaiaõpetaja ülesanne ongi see, et seal nagu toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut ja ka seda, mis neil nagu nii-öelda veel ka arenguliselt puudu jääb, ehk et ei oska laps küsida, eks ole, mängu, siis õpetaja on see, kes läheb appi nii-öelda, on ju, ja leiab need viisid ja toetab seda, et lapsel ühel hetkel see oskus tekiks. et kas ma olen asjast õigesti aru saanud? Mulle tundub, et sa oled asjast õigesti aru saanud jah, et lasteaia siuke nagu põhiülesanne ongi nende sotsiaalsete oskuste arendamine ja toetamine, aga neid ei saa ka kuidagi arendada ja toetada, kui me ei tea, kus meie see start on. Et igal lapsel see start nagu mänguteraapiaski, et kui laps tuleb minu juurde, siis ma ei alusta enda ootustest, vaid alustan ju sealt, kus ma olen laps ja õpetajana samamoodi, et mul on küll rühma üldised eesmärgid ja kavad ja plaanid, aga kui mõni laps vajab eraldi tuge nendes sotsiaalsetes oskustes, et siis ka see üles leida, et mis on see koht, et ma näen, et ta on kogu aeg rühmanurgas üksinda, et kas ta võib-olla eelistabki üksi olemist, võib-olla ta ei talu seda kisa, mis on rühmaruumis, aga võib-olla ta lihtsalt ei tea, kuidas öelda Marile ja Mallele, et ma tahan ka nukkudega mängida koos teiega kodu. Ja samas ma mõtlen, kui on need nii-öelda sensoorse tundlikkuse teemad, see kisa teema, mis sa ütlesid, on ju. Jälle, kui me saadame lapse mänguteraapiasse, seal me seda ei hinda, seal me seda infot ei saa, tegelikult saabki õpetaja seda vaadata seal rühmaruumis. Et tegelikult on ju võimalik, tänapäeval on ka igasugused nii-öelda ka abivahendid olemas selleks, et toetada last, et ta nagu summutada, eks ole, seda müra tema jaoks, et ta saaks paremini nagu kohaneda seal lasteaias. Ehk et me jõuame ikkagi tagasi selle
keskkonnani ja selle on ju kaardistamiseni tegelikult lõpuks. Ja see ka, vot see mulle endale tundub niimoodi, et ongi, et mänguteraapiast järjest rohkem teatakse seda, et see aitab lapsi, selle tulemusi nähakse. Ja see tähendabki seda, et võib-olla ka, see on see, mis mulle on jäänud nagu mulje, et võib-olla ka liiga, ma ei tea, võib-olla on see vale öelda nii, et liiga kergekäeliselt suunatakse kohe laps spetsialisti juurde või minge mänguteraapiasse, mänguterapeut teeb korda. Et samas ju kui ära kaardistada see olukord juba ennetavalt, siis on ju teada, et kas on midagi, mida me saame lasteaia poolt teha, on ju, või tõesti on seal tegemist sellise emotsionaalse häiritusega, mis tuleneb kust iganes, on ju, ja siis nagu see mänguterapeut appi saab tulla. Et see mulle tundub, et see kaardistamine on abistav igatahes, igatepidi ja ta teeb ka selle lapsega tegelemise ju efektiivsemaks. No see peaks olema igal juhul esimene samm. Et muidu ma ei tea ka terapeudina, et kust kohast alustada, mis on need asjad, mis tekitavad seda muret sellele lapsele. Ja nagu alati tasub seda laste puhul ka silmas pidada, et see asi ei pruugi, mis lapse endast välja viib, ei pruugi olla see midagi, mis juhtub vahetult enne konflikti. Et see võib olla ka midagi, mis on meelde jäänud juba hommikust või on midagi muud segavat. Et need asjad ei pruugi olla ka väga väljapaistvad ja lapse käest ei saa sageli vastuseid, kui küsida, mis juhtus või miks sa nii tegid. Sageli ma ütleks, et mitte kunagi vist ei saa vastuseid. Et nad ei oska ennast veel niimoodi analüüsida, ei oska neid olukordi niimoodi analüüsida. Et sellepärast ongi neil vaja seda täiskasvanu tuge sinna kõrvale, et et ma märkan, et see laps ei püsi näiteks üheski muusikutunnis, et mis seal võib olla, et mis takistus võib olla seal, et miks ta segab kogu aeg seda tundi. Ja siis hakatagi nagu üles kirjutama ja ma enda õpetajast lihtsalt mäletan seda, et üles kirjutada tasub sellepärast, et tundub, et jääb meelde. Aga tegelikult ei jää meelde. Ja selle kaardistamise juures, kui sa lõpuks võtad oma märkmed lahti ja vaatad, aga siin tekib juba muster ja sellest mustrist tundub, et et tegelikult on probleem hoopis selles ühes asjas. Võib-olla näed isegi näiteks seda, et on asi, kui paned kellaajaliseltki ju kirja, et sellel nagu päeva ajal, sellel ajal, äkki on asi selles, et laps on väsinud, laps tahab uinakut. Et jah, et ka siuksed alguses nagu tühisena näivad asjad tasub teinekord. Ma ei mõtle, et me peame kõik nüüd e-posi hakkama kirjutama iga lapse kohta, aga selliste märksõnadega ja tegelikult kui hakata neid märksõnu juba üles kirjutama, tegelikult see töötab teraapias ka samamoodi. Et siis oskad juba järgmine päev võib-olla märgata neid samu asju. Ja seda ju ei, ma mõtlen lasteaia keskkonna peale, palju lapsi, et me ju ei tee seda kõikide lastega niimoodi. Me teemegi seda nendega, kellega on nagu mingi mure nii-öelda, või me näeme, et lapsel on mure, et saada aru, millest see asi on. Ja see mulle tundub, et võiks olla jõukohane kõigile, sest see ei võta meilt mingisugust on ju väga suurt lisaressurssi. Täpselt nagu sa ütled, kui me e-posi ei kirjuta. Et jah, mulle tundub, et siin kohal ongi võib-olla paslik öelda ka see ära, et mida meie ei tee, et ütleme, et mänguterapeudi juurde saata last rühmasiseste probleemide tõttu, muidugi meie ka kaardistame nii-öelda või ütleme ju, võtame mingisuguse baasinfo, proovime nagu ka aru saada, et kas see on meie klient, kas ei ole, kas me saame aidata. Et meie juurde ju ei ole mõtet saata last selle eesmärgiga, et õpetada lapsele sotsiaalseid oskusi. Seda meie ei tee. Ja mänguterapeudi pädevuses on lisaks oma tööle, võib-olla kui ta kuskil nagu soovib seda teha, ta võib teha mingisuguse sotsiaalsete oskuste grupi lastele, on ju. Ma mõtlen näiteks koolikeskkonnas, miks mitte ka lasteaias on ju vanemas vanuserühmas, aga meie seansil seda ei õpeta. See läheb hoopis, mulle tundub, et vahest läheb sotsiaalsetest oskustest risti vastupidi see, mida meie seansil teeme, sellepärast, et me lähtume ju sellest, mis on lapse vajadused ja lapse vajadus ei pruugi seansil absoluutselt olla järgida ühtegi sotsiaalset normi. Jah, ma igaks juhuks ütlen, et see ei tähenda seda, et me nagu kuidagi õpetaksime lastele sotsiaalsete selliste viisakusreeglite ja kombestiku vastu töötamist, aga lihtsalt mänguteraapia ruum on selline, kus kehtivad natuke teised põhimõtted ja sellised reeglid kui teistes keskkondades, kus laps aega veedab.
et jah, et seda me ju ei õpeta ja noh, ma olen ka kohanud seda, et ongi niimoodi, et saadetakse laps, on ju, ja ootus on nagu see, et kuidagi ma ei tea, terapeut seal ruumis hakkab tegema lapsele, õpetama suhtlemisoskusi, kuidas vastata ja kuidas nagu võib-olla ka isegi see, et kuidas kuulata õpetajat, kui õpetaja ütleb, et ta peab midagi tegema. Vot seda mulle tundub, et on ka. Kuidas sulle tundub? Ja on küll olnud selliseid ootusi, et justkui, et kuidas nende reeglitega seal hakkama saada seal kooli või lasteaiakeskkonnas ja kuidas nagu sõpradega sõbralikum olla, et noh, et ta lööb kogu aeg selle asemel, et võiks ju rääkida, on ju, et me otseselt mitte midagi sellist ei õpeta. Et mis see mänguteraapia pakub, ongi lapse sisemistele mingisugustele pingetele ja küsimustele ja vastuoludele võimalust ennast turvalises keskkonnas neid nagu lahti mängida, nagu mudel koostada sellest, mis toimub sinu sees ja see nagu metafoorsel tasandil siis enda ette tõsta ja seda vaadelda mitmest erinevast küljest. Aga ta ei paku kindlasti õigeid lahendusi. Ja nagu pähe õpitud õigeid lahendusi. Ja teistpidi, noh, ma mõtlen siin, mõttesse tuli ka see, et ongi ju, et laps lööb, on ju, et me ei kiirenda kuidagi lapse arengut selles mõttes, et kui laps on oma arengus sellises etapis, kus see löömine on noh, nii-öelda normaalne eneseväljenduse viis, on ju, sellel teel, et ühel hetkel õppida ennast teistmoodi väljendama, nii nagu sotsiaalsed normid ette näevad, siis jälle meie ei saa seal kohal appi tulla. Ja teistpidi ju sotsiaalsete oskuste õppe, kus see toimub kõige paremini? Tavalises laste omavahelises mängus. Seal, kus on lapsi rohkem kui üks. Ja sotsiaalseid oskusi ju laps ei õpi kõige efektiivsemalt täiskasvanu ja lapse, võõra täiskasvanu ja lapse nagu omavahelises sellises suhtlemises. Teoreetilises. Tund aega ühes nädalas mänguteraapia, et nüüd nagu see peaks kõik lahendama. Tegelikult käib see ju, ma mõtlengi, et ka lasteaiakeskkonnas või ka tegelikult koolikeskkonnas on ju jälle vastavalt sellele, kus laps oma arengu tasemelt on ju, või see noor on. Et siis seal keskkonnas käib see ja need ju, kes seal keskkonnas lastega tegelevad, nende vähemalt üks ülesanne on ju ka seda toetada ja soodustada. Sotsiaalseid oskusi mõtled? Ja, lasteaiaõpetajana mul on kohe kodus virnade viisi sotsiaalsete oskuste mängude raamatud, et need käivad tegelikult salamisi igasuguste mängudega kaasas, kus võib-olla kes ise ei ole õpetaja või ei ole lastega tegelenud, ei saagi aru, millist oskust me just nagu selle mänguga õpetame. Näiteks ma võtan Heeringas 1, 2, 3, salamisi õpetab pidurdussüsteeme, arendab lapsele, et kõik need siuksed nagu hästi lihtsad või tavalisena näivad mängud tegelikult aitavad lastel arendada neid sotsiaalseid oskusi. Ja igasuguseid neid täidesaatvaid funktsioone ja kõik selliseid asju. Et vahel ka tundub, et issand, õpetaja ei tee lasteaias lastega mitte midagi. Ainult mängib. Et tegelikult Jumal tänatud, kui õpetaja ainult mängib. Et tegelikult ta salamisi ikkagi õpetab neid asju lastele. Et mina näiteks õpetajana siis vaatasin, et ahaa, et rühmas olid sellised mured lastel. Et oligi jagamisega näiteks probleem. Et siis ma valisin jälle sellised mängud välja, sellised mängud, et lapsed ei saanud arugi, et me midagi õpime. Me mängimise käigus siis tegelikult tegelesime näiteks jagamisega. Et mitte, et lapsed peaksid kogu aeg kõike jagama, aga et laps saaks tegeleda ka sellega, et mis tema sees toimub, kui ta jagada ei taha. Et nende tunnetega. Ja koolis on ju, võt ongi nüüd see kohanemise juurde tagasi tulles, et samamoodi lastel võivad olla ju kohanemise probleemid koolis ja kooliga. Jälle järjekordne teine keskkond. Nad on küll vanemad juba on ju lasteaiast tulnud. Mingi kogemus on neil olemas juba lasteaiakeskkonnaga kohanemisega, aga ikkagi see on ju tohutu muutus, väga suur muutus. Et tegelikult mõeldes nüüd selle peale, mida mänguteraapia saab teha, kuidas mänguteraapia saab aidata, siis tegelikult mänguteraapia saab toetada lapsel nagu toimetulekut kohanemisega. Et ütleme, et kui on lapsed, me rääkisime siin, et mis võib olla lapse nagu sellise käitumise taga on ju lasteaias, et ja seda, et mis on need asjad, mida nagu lasteaiaruumis koha peal saab ära teha, aga tegelikult saab ju mänguterapeut ka lasteaialast, kui ta tõesti on nagu see kohanemisest tingitud raskused,
saab toetada ja aidata ja ma olen mõelnud seda, et noh, meil ei ole igal pool seda võimalust veel, aga et imeline on see, kui see mänguterapeut töötakski sealsamas lasteaiakeskkonnas või näiteks koolikeskkonnas, et kui lapsel on seal kohanemise raskused, on näiteks suur ärevus on ju seoses kooliga ja koolikeskkonnaga ja koolinõudmistega, mis on hoopis teistsugused kui lasteaias. Et siis kui kool kui selline on lapse jaoks vastumeelne, tal ei ole seal midagi nagu positiivset, mis talle meeldib, et siis ma olen mõelnud, et kui seal koha peal on mänguterapeut, kelle juures ta saab käia või siis ka lasteaias samamoodi on ju, siis juba see tund aega nädalas sellist stressivaba ja väga meeldivat, reeglina on laste jaoks ikkagi teraapia selline tore protsess, kus nad tahavad käia, mitte et see neil oleks alati lihtne või et nad sealt alati lahkuksid rõõmsalt, aga nad tahavad tulla, sest lihtsalt jälle igaks juhuks ütlen, et mänguteraapia eesmärk ei ole lapse meeleolu parandada või teda rõõmustada. Laps tegeleb seal mis iganes murede ja probleemidega, ta võib tegelikult terve seansi tegeleda väga raskete teemadega. Aga nad reeglina tahavad käia mänguteraapias, neil on seal tore ja me töötame selle nimel, et see selline stressivaba keskkond neile luua. Et siis ju see, kui see mänguterapeut on seal koolikeskkonnas, kui seal on mingigi asi, mis lapse jaoks on selline, mida oodata, mis on nagu tore ja meeldiv, et siis see on veel nagu lisaboonus. Ma arvan, mulle tundub, et see on nagu hea, kuigi jah, koolis me leiame väga vähestes kohtades mänguterapeute praegu veel. Võib-olla see nagu nimi natuke hirmutab ka, et mängimine ja kool võib-olla enam niivõrd nagu kokku ei käi, kuigi algklassi lastele ta kindlasti võiks hästi sobida. Ja mõtlen, et kui on nagu lastel see koolihirm, et sageli, mille peale me täiskasvanutena ei tule, on see, et meile mingid hästi tavalised ja lihtsad asjad, kas või sõna kool. Me teame, mis seal taga on, mis see tähendab, mis meilt oodatakse seal, aga laps ei pruugi üldse arugi saada, mida see kool tegelikult tähendab, et mida see tähendab, et sa pead õppima. Et kui me seletame lapsele, et see on see koht, kus sa õpid, tegelikult ta ei tea, mis asi on see õppimine, ta ei tea, mis on see päev otsa pingi taga istumine, et seal sa ei saa enam mängida ja seal sa ei saa enam joosta ja et natukene hirmutavad sõnumid, et kuigi see on kõik nagu hea ka lapsele öeldud, et teinekord tasub olla hästi uudishimulik ja küsida lapse käest, et kas ta päriselt saab aru, kuhu ta läheb, et mida tal tegelikult oodatakse. Ja see ei tähenda seda, et siis see hirm ära kaob. Et see hirm lapsel võib ikka jääda selle kooli ees ja kooli mineku ees, sest et tegelikult ei ole seda mitte kunagi läbi elanud ja tal puudub sellest absoluutselt igasugune ettekujutus, mis hakkab saama siis, kui ma 1. septembril sellest kooli uksest sisse astun. Ja teadmatus on, seda ma olen küll oma selles töös nagu kohanud, et see teadmatus selle eest, et mul on isegi olnud teraapias lapsi, kes on algul täiesti lukus, sellepärast et isegi kui ma selgitan ära, mis koht see on, mis me siin teeme. See nüüd on ju mänguteraapia. Mänguteraapia ruumis ja täitsa teraapia ruumis ja, et mis me seal teeme, milleks see koht siin mõeldud on. Nad ei saa nendest sõnadest aru. Ja kui nad on ise selle läbi kogenud, võib-olla 6 seanssi, mis see tegelikult on, mis me siin mänguteraapias teeme, siis mõni on ohkega mulle öelnud, et ma ei saanud algul üldse aru, mis ma siin tegema pean, aga nüüd on tore. No muidugi ja kogu see ju ärevus, mõtle ise, ma mõtlen nagu ka täiskasvanuna, sa pead minema mingisugusesse uude kohta, võõrasse kohta, isegi kui sa saad aru, mida seal võib-olla tegema peab, ärevus on ikka sees, inimesed on ikka ju võib-olla uued ja võõrad, sul on vaja kohaneda, hakata tundma ennast mugavalt, et siis mis me imestame, kui lapse jaoks see on keeruline, aga siis ongi see, et kuidagi nagu mis seal ikka imestada, aga kuidagi tundub selline, et me täiskasvanutena kuidagi eeldame ja ootame, et lapsed peaksid väga kiirelt omaks võtma, kohanema, hakkama kohe vabalt suhtlema, mitte tundma ärevust nendes olukordades, ja võib-olla unustame vahel iseenda ära, kuidas meie jaoks on. Muidugi, otse loomulikult iga inimese jaoks ei ole sellised sotsiaalsed situatsioonid ka ärevust tekitavad, aga ma pean ennast väga heaks suhtlejaks ja mul ei ole tavaliselt probleeme mingites keskkondades võõraste inimestega suhtlemisel, aga samas ikkagi suhtled ju teistmoodi ja mingisugune selline teistsugune, kuidas öelda,
vibe või meeleseisund on ikka sees, kui sa lähed nagu täiesti võõrasse olukorda. Sa juba pead kontrollima ennast teistmoodi kui siis, kui sa oled sõpradega näiteks koos on ju või kusagil, kus sa juba tead on ju ja julged võib-olla näidata rohkem ka oma tõelist mina välja ja seda olla nagu vabamalt, et ta on ikkagi selline teistmoodi olukord. Et seda ma lihtsalt mäletan, kui ükskord kirjeldasin niimoodi, et mingi väga suur nagu selline üritus ja kus sa pead kogu aeg olema. Ikka me kanname erinevaid maske erinevates rollides ja sa pead olema viks ja viisakas kogu aeg, et siis ma pärast ütlesin, okei, nüüd lõppes ära, see enam ei pea olema toredad. Mitte, et ma oleks nagu kuidagi nagu pahatahtlik kellessegi, aga sa saad nagu lasta vabaks, et sa ei pea enam jälgima igat oma sõna, igat oma sellist žesti, et see on ikkagi pingeolukord. See on pingeolukord ja lastel veel eriti, ma mõtlen see, et nad tõesti ei tea, mis asi neid seal kõik ees ootab ja nad tegelikult väga tahavad olla tublid ja nad väga tahavad neid reegleid järgida, mis seal on. Nad meeldiks õpetajale, see on väga oluline ja see võib tekitada väga suuri pingeid. Ma lihtsalt olen oma lastega väga palju rääkinud sellest, just see olukord, kui sa ei tea, milline käitumine on õige, milline käitumine on vale ja siis sa mõne asja eest saad veel pahandada ka, et ma ju ei teadnud, et nii ei tohi teha. Et kõik sellised asjad tekitavad lastel sellist tekitavadki ärevust ja sellist nagu muret selle kooli ees ja võib-olla ka lasteaialaps alguses selle peale ei oskagi nii palju veel mõelda, aga just nagu koolilaste ees. Et ma ei tea, kuidas on õige, aga ma ei taha valesti midagi teha. Ja siis nad ju korjuvad üles ka infot selle kohta, et ütleme, mida teised teevad, kuidas õpetajad või teised täiskasvanud seal reageerivad sellele, kuidas teised teevad ja siis nad ju kardavad, et äkki ma ka teen nii, et siis ma saan pahandada ja isegi kui minu enda laps ütleme, kuidas öelda, ei tee mingeid koerusi nii-öelda, mille eest pahandada saada, siis tema sees võib ikkagi olla see ärevus ja pinge sellepärast, et aga äkki mida mina võin teha sellist, et minuga ka niimoodi on ju käitutakse, et see ka on see, mille pärast lapsed võivad muretseda. Ja ma mõtlengi, et see võti võib-olla ongi siis, et need nagu täiskasvanu jaoks lapse toetamisel ongi see, et need asjad, mis last nii-öelda segavad, ei pruugigi olla mingid suured ja tohutud traumad, mis on tekkinud. Need võivad olla meie täiskasvanute jaoks sellised nagu väga triviaalsed, naeruväärselt pisikesed asjad, mis laste jaoks on väga suured ja väga hirmutavad. Et esimene reaktsioon võib-olla vanemana on selline, et issand, sellepärast muretsesidki või et appi, et sellepärast või et ajab naerma, et sellepärast küll ei ole vaja nüüd muretseda, aga laps ei ole seda kunagi kogenud. Tema jaoks võib see olla nagu suur ja tohutu selline hirmukoll seal koolis. Et minna, võib-olla see ongi see, et minna ise hästi pisikeseks ja meenutada seda enda lapsepõlve või seda, kui sa ise olid pisike ja et mis asjad tegelikult siis kõik näisid nagu hirmutavad. Ja tead, ma peaks ütlema, ma ei tea, kuidas teistel on, aga kõike ju me ei mäleta. Kuidas lapsepõlves või tegelikult ei mäletad võib-olla mingeid väga nagu selliseid erilisi hetki, aga kõike seda ju ei suudagi meenutada. Ei suuda ja ei suuda võib-olla mõelda ennast sellesse kohta, et ma ei tea, mis asi on kool või ma ei tea, mis asjad on sisejalatsid või mis asi on garderoob. Jah. Mäletad siis võib-olla, kui ära eksisid ja mingi väga nagu selline eresündmus sellega seoses oli, ütleme, ma ei tea, said pahandada, on ju. Aga lapse jaoks on mingid väiksemad sellised kõik täis võõraid sõnu, võõraid inimesi ja võõraid ootusi. Lõhnu, hääli, helisid. Tänapäeval on nad vast paremad, aga ma mõtlen meie koolis on ju, mõni tuli ei põlenud, oli elekter ära läinud ja siis olid keldris pimedad mingid puidust. Nüüd tahaks loota, et me oleme ikka natuke edasi jõudnud sellest. Ja siis ei julgenud veel minna võib-olla kusagilt läbi ja palju hirmu. Tuleb lihtsalt osata võib-olla neid lapsi kuulata, küsimusi küsida edasi, mitte nagu uurivaid küsimusi, aga neid selliseid nagu toetavaid küsimusi. Ja igat sellist muret võtta hästi tõsiselt, et mitte, et oi, sellega saad küll hakkama, et sellepärast pole vaja muretseda, et ahaa, ma saan aru, et sa ei teagi, mis asi see kehalise kasvatuse tund on või kes see õpetab. Ja, et ma saan aru, et see võib täitsa hirmus olla, kui sa üldse ei saa aru, mis see kehka tähendab. Ja. Või siis ma ütlen, et
minu lapsel on täitsa sellised mured olnud, et ma kardan, et ma ei leia üles seda kohta, kus meil kehaline kasvatus toimub. ja ma jään hiljaks. Ja ma jään hiljaks, siis ma ei leia üles ja siis ma saan pahandada, sellepärast, et noh, ma ükskord sain, on ju, ja nüüd mul on ärevus sellega seoses, on ju, ma ei lähe võib-olla üldse ei tahagi minna sel päeval kooli, on ju, sest et ma ei pruugi leida üles seda ruumi seal selles koolimajas, on ju. Ma olen seal käinud, ongi ükskord käinud, on ju. Et ja seal noh, mingisugused minnakse, ma basseini nad lähevad, on ju, kuskilt, ma ei tea, noh, ma ka olen ükskord käinud, ma vist ei leiaks praegu uuesti üles, et noh, päris hirmutavad asjad väikeste lastele. Väikeste lastele on hirmutavad ja tegelikult ma isegi julgustaks vanemaid, et kui see tuleb vestluse käigus välja, et siis võtta ühendust oma lapse klassijuhatajaga, et esimeste klasside juhatajad on natuke nagu lasteaiaõpetajad, nad võtavad need lapsed ikkagi käe kõrvale, et laps ei jääks selle murega üksi, et laps teaks, et seal koolis on ka tugi olemas ja võib-olla kui see tugi ei ole, kontakt ei ole veel selle esimese klassi õpetajaga või nagu algklassi õpetajaga nii hea, et võib-olla on keegi koolimajast, kellega lapsel tekib väga hea side, et laps teaks, et ta saab igal hetkel kellegi poole täiskasvanutest pöörduda. Kas või koolidirektori poole, kui vaja on. Loodetavasti nad on nii toredad, et väike laps tahab pöörduda. Mina olen kogenud, et on. Siis on tore, et vahel nad võivad olla hirmutavad vaata laste jaoks. Et siis, aga loodame, et on teistmoodi. Ja muidugi mänguteraapia, kus tuleb sisse mänguteraapia, et otse loomulikult, kui lapsel on nagu raske kohaneda, mis iganes põhjused seal on ja see on juba pikemaajaliselt, siis see mänguteraapia võib toetada, et seda on küll leitud, et igasuguste selliste muutuste korral, kohanemisprobleemide korral see võib aidata ja muidugi ka seal koolis, lasteaias näiteks, miks laps võib-olla ei taha käia, vahel võib-olla põhjus, mitte ainus põhjus, aga näiteks lisapõhjus ka see, et ma ei tea, väike õdevend on sündinud, ema jääb temaga koju, on ju, see õevenna sünd on ka juba lisastress, jälle muutused, muutustega kohanemine on ju ja mõelge, kui ongi mitu asja korraga, on ju, lasteaeda minek, või siis jälle peale vaheaega lasteaeda minek, on ju, või kooli minek, siis on sündinud väike vend või õde, võib-olla veel mingi muutus vahepeal toimunud, ma ei tea, pere lemmik on ära surnud või midagi sellist, siis täiesti kindlalt on mänguteraapia see, mis võib last aidata ja need sümptomid ilmnevad seal, et ta ei taha lasteaias olla, tal on seal võib-olla nagu tihedamad sellised vihapursked on ju, võib-olla mingid agressiivsuse hood, me näeme, et last midagi häirib, eriti kui varem näiteks seda olnud ei ole, et siis seal kohal mänguteraapia tuleb väga hästi appi ja toetab seda last sellel teekonnal ja see aitabki tal kohaneda muutustega, kohaneda ka muutustega keskkonnas. See on lihtsalt üks toetav täiskasvanu väljaspool kodu sellel hetkel, kui ma ikka mõtlen, et lapse jaoks siuke ema-isa armastus on siuke tingimata, ilusas maailmas tingimusteta armastused, aga mida suuremaks lapsed saavad, seda rohkem on meil vaja ka välismaailmast kinnitust, et nad on nagu väärtuslikud, nende ideed on huvitavad, nad ise on põnevad, et see, mida nad teevad, on normaalne ja okei, isegi kui nende emotsioonid vahepeal üle käivad. Et see on üks asi ka, mis ma näen, et mänguteraapia nagu saab lastele anda, et keegi usub neisse. Ja vahest on see nagu see ongi võib-olla see, mida kõige rohkem vaja on. Vahest ma saan aru, et lapsevanemad ka nende murede keeristesse nii ära uppunud, sellepärast, et see maailm lihtsalt sajab selga aeg-ajalt. Ja siis on selline tugi väljastpoolt, võib-olla keegi, kes aitab näha lapses ka selle kõige selle uputava maailma kõrval neid hästi tugevaid ja positiivseid jooni, et võib-olla see aitab lapsevanemat ise juba edasi minna. Ja last mõtle, kui lapsel on kord nädalas, tund aega, või 50 minutit, sellist aega, kus ta saab ka kõik oma mured kõrvale heita. Kuigi see ei tähenda, et ta selles mõttes heidab kõrvale, et ta võib seal mängus enda teadmata tegeleda enda selliste igapäevamuredega, et sellel see mänguteraapia baseerubki. Et me kasutame ära seda nii-öelda lapse loomupärast tungi mängida ja ka seda, et ta oma elu tegelikult läbi mängu läbi mängib, et siis me loome selle stressivaba keskkonna, kus ta saab seda teha ja tegelikult saab katsetada, proovida, ilma, et ta peaks kartma läbikukkumist või negatiivset hinnangut, et see on võimas, nii et tasub mänguteraapiat kaaluda lisatoetusena, kui ikkagi need kohanemisraskused on, olgu nad siis lasteaias või koolis, aga lihtsalt jah, et nagu päris väike lapse puhul on ju, mänguteraapia lihtsalt ei saa appi tulla, et need pisikesed on liiga pisikesed veel selle jaoks, et mänguteraapiast abi saada, et
niimoodi see on. Ma ei tea, kas on veel midagi sellist, mis praegu tundub, et selle teemaga seoses vajaks kindlasti äraütlemist või rääkimist veel. Mulle tuli esimene mõte, et äkki keegi tahab küsida, aga siis ma jõudsin ka, et ei ole reaalses maailmas. meil ei ole praegu nagu. Et meie kuuleme virtuaalselt hoopis teises ajas ja ruumis. jah, teises ajas ja ruumis, aga mis muidugi võib ju küsida. Kommenteerige, ma ei tea, meile kas Facebooki, kuhu me paneme info üles, et minge kuulama. Tulge öelge otse, kirjutage meile otse või siis et võib-olla kui seal, ma ei tea, Spotify's, kas seal saab kommenteerida või võib-olla saab, aga võib-olla me ei lähe sinna vaata. Kirjutage otse. Kirjutage otse, jah. Kirjutage otse ja kirjutage otse ka välja neid ideid, mitte ideid, aga ütleme teemasid, mida võib-olla te tahate, et me käsitleksime. Või keda te tahate kuulata siin? Meie mänguterapeutidest. Ja mänguterapeutidest. Ma mõtlen, et kõiki maailma inimesi me ei saa siia kutsuda. Võib-olla on mõni väga põnev mänguterapeut, keda tahaks kuulata siin rääkimas. Andke aga teada või tulge ise. Ma tahan rääkida. Kui te olete mänguterapeutid. Aga mine tea, meil on igasuguseid põnevaid inimesi, kokkupuutepunkte teiste spetsialistidega, nii et ma ise loodan igatahes, et meil see aasta saab olema põnev ja loodan, et te püsite meiega. Aga ma ei tea, tõmbame otsad kokku tänaseks. Palju on juba räägitud ka ja väga palju on jäänud veel rääkimata. Ehk et meil vestlusteemasid jätkub. Ja kuulmiseni. Jah, ilusat suve lõppu või sügise algust. Ja kooliaasta algust ja pidage vastu, ütleks ma. Pidage kõik vastu, vahet ei ole, mis rollis te olete. Et seda on meil kõigil sellel alanud või algaval kooliaastal vaja.